Tere, Liia! Tere! Me seisame praegult siin Hamiltoni Eesti kooli ukse ees Hamiltonis, Ontarios. Räägi, Liia, mis kooliga on tegemist? Nii et see kool tegutseb siin Cotton Factories, kes on Hamiltoni linna sees, aga põhiliselt nende peredele, kes ei taha minna terve tee Torontosse, et Eesti ühiskonnas olla ja siis, et nende lapsed ja lapselapsed saavad omavahel tuttavaks ja siin ka säiliks üks Eesti ühiskond. Ja kui me nüüd siia kooli tulime, siis ma kuulsin selliseid numbreid, et teil on siin 66 õpilast. Teil on üks selline pere, kus mõlemad vanemad on eestlased, aga muidu on pere, kus on üks eestlane. See asub puuvillatehases ja te ütlesite, et see on 5. põlvkond eestlasi, kes siin koolis käivad. Sest kui minu vana-ema ja isa lahkusid Eestist, nii et mina olen juba siin sündinud, minu lapsed, lapselapsed, minu lapselapsed on nüüd siin koolis, nii et see on 5. põlvkond. 5. põlvkond. Aga miks te seda kooli teete ja veate? Sellepärast ma saan aru, et teile on antud siin ruumid, teie toetaja on Rob Siedler, kes on neid ruumid lihtsalt andnud, sellepärast, et ta peab seda kultuuri oluliseks, aga miks teie seda teete siin vabatahtliku alusel ja 2 korda kuus? Ja see tuli vist sellega eesmärgiga, et vana-vanaema, vanaisa vägenikuna tulid siia, siis muidu oli hoopis teine eesmärk, siis oli, et me pidime eesti keelt valdama ja oskama, sest me kõik lähme tagasi Eestisse, nii et see oli ajutine 10-15 aastat, et olla üldse Kanadas. Aga aeg läks mööda ja nüüd on muidugi hauad on siin, nii et kui hauad on siin, siis ei ole enam mingit ja see tagasipööre on kuidagi imelik sõna minu mõistes, sest ma ei ole kunagi Eestis elanud, nii et seal ei ole kuskile, kus ma tagasi lähen. Ja nii, et kuidas ma annan seda kultuuri edasi oma lastele, oma lastelastele. Nii, et see tuli isikliku ja väga isikliku põhjustel, miks mina seda tegin, aga selle raamis on ka teised, on siin terve ühiskond. Me käisime nüüd natuke nende selle tehase ruumides ringi, kus siis toimuvad erinevad tunnid, et seal on lasteaialapsed, on need, kes oskavad eesti keelt, on siis ka need, kes ei oska ja ka täiskasvanud õppijad ja teismelised, et mis neid motiveerib üldse seda eesti keelt õppima? Et see, miks teie seda kooli veate, on selge, aga miks nemad tahavad siia tulla? Ma arvan, et nad on seda ka näinud, et Eesti kui nii väike rahvas, et meie lihtsalt ei sula ära siia ühiskonda, et meil on mingi identsus siin, mis tasub säilitada, meil on väga huvitav ajalugu ja ma arvan, et just see, et sa oled midagi teistmoodi, on väga huviäratav meie noortele ja kui sa räägid ühte salakeelt siin, see on ka väga huvitav ja me tihti unustame, kui me läheme Eestisse ja siis hakkame eesti keelt rääkima, et oi, siin teavad seda eesti keelt, et see ei ole enam meie salakeel, aga siin see on väga huvitav olla eestlane. Ja kui me siia tulime, siis me alustasime seda koosviibimist, siin olid vanemad, siin olid lapsed ja me laulsime kõik hümni. Ja, me teeme seda iga kord, et nendel oleks Eesti hümn selge, et nad teavad, mis on laulupidu, et nad teavad, mis on Tallinn, need põhilised geograafilised osad ja lipuvärvid ja rukilill ja pääsukesed, niisugused põhiasjad, et kui see huvi on seal, siis see keel tuleb, seal on palju võimalusi õppida seda interneti peal, sa ei pea seda koolis õppima, me ei taha, et see kool on akadeemiline kool, nad käivad niikuinii Kanada koolis, nendel oli tarvis matemaatikat ja niisugust asja õppida, aga lihtsalt need sõnad, tagavarad, köögikeelt, nagu me ütleme, et oleks need põhilaused olemas. Ja ma näen, et selle kooli taustaks on ka väga tugev kogukond. Nii et me tulime just siit välja praegu ja kogukond oli siis need snäkid ette valmistanud. Ja see on Hamiltoni Eesti Selts, see on nende mure, et nemad toovad kokku kõik need snäkid ja see on alati väga rikkalik ja see on nende lemmikosad. Et minna sinna, see on nagu nad pole kunagi toitu näinud, me teame, et need lapsed on hästi söödetud, aga siin on suur tung selle vaheaeg ja siis nad saavad omavahel suhelda ja kui nad on omavahel sõbrad, siis nad tulevad kokku, sest nad tahavad olla oma sõpradega. Ja Liia, ja veel võib-olla viimane küsimus siia, et me näeme, et
need lapsed on siin koos vanematega. Et missugust tagasisidet on andnud vanemad teile selle kooli ja selle ettevõtmise üleüldse selle eesti keele ja kultuuri vedamise eest siin, et mis nad teile ütlevad? Meie vanemad? Ja lastevanemad, kes siin on ja kelle lapsed siin käivad? Ma arvan, et see on põhiliselt, et nemad käisid ka Eesti koolis. Paljud need käisid 30 aastat tagasi Eesti koolis siin ja õppisid ka ja tegid oma põhisõbrad eestlaste seast ja samuti suvelaagrid, mis on siin on Seedru ja Jõekäru 2 suvelaagert ja need ka, need on 4 nädalat ja sealt nad saavad kõige rohkem need sõbrad, nii et 100% need lapsed lähevad suvelaagrisse ja nüüd selle aasta tulid paljud suvelaagrites Eesti kooli, nii et siin on suurt koostööd ka. Ja väga võimas näha, kuidas nagu üks asi viib teiseni ja hoitakse seda kultuuri. Ja lõpetuseks ma tahaks teile kinkida ühe nööbi. See on Eesti käsitöö nööb ja siia peale on kirjutatud. Aitäh! Imed juhtuvad. Kuidas teile tundub? Millised imed juhtuvad? Ja see on tõesti, et see isegi on nii kaua säilinud, kui sa mõtled, et ma olen juba 70-aastane, nii et see on minu eluaega kestnud ja ma olen kindel, et see kestab veel minu laste ja lastelaste. Ja nii et aitäh teile selle vedamise eest ja see ime, see nööp sümboliseerigu siis seda, et teie olete praegu ikkagi see, kes seda kõike siin koos hoiab ja seda imet loob. No me katsume. Ja aitäh teile. Aitäh tulemast. Nii, aga me oleme ikka siin Hamiltoni Eesti koolis Torontos ja nüüd oli meiega nõus ja sellise väikese intervjuu läbi viima Källa. Räägi, Källa, tere! Kus sa oma nime oled saanud? Sina elad siin Torontos ja sinul on ä-tähega eesnimi. Ja, ma ei tea, kuidas see juhtus, aga see on üks lill, see on üks calla lily, see mis on, mis sa ütled ja mu ema ta lihtsalt võtta seda ja siis ta tegi eesti keele moodi. Ja, aga nüüd, kui sa Torontos elad ja sul on eesnimes ä-täht, kuidas sellega üldse elada saab? See on natuke raske. Inimesed ei tea, kuidas on ütlenud ja nad lihtsalt alati ütlevad mu nime, et see on teistmoodi nagu Kala või Keila, see ei ole kunagi Källa. Källa, selline nimi. Kuule, aga Källa, räägi natukene, sina oled sündinud Kanadas. Et mis seos sinul üldse Eesti ja eestlusega ja sellise vanavanemate kaudu on? Mida? Et sinu vanemad on sündinud? Ja, need on sündinud siin, aga need elavad siin ja ma elan siin. Ja see on natuke raske, et ma räägin eesti keelt, sest ma olen sündinud siin ja koolis me lihtsalt räägime inglise keel. So sense ainult nagu opportunity, et me saame eesti keeles räägima. Ja. Kuidas siis eesti keele õppimine läheb? Sa just laulsid siin talvelaulu. Kas laul on selge? Kas lumi tuleb varsti Torontot? Ja, varsti. Nagu väga varsti see tuleb. See on juba iga keel siin. Nii et siis saad seda laulu laulda. Aga igapäevaselt, kus sa siis kasutad eesti keelt? Nagu never. Me kunagi ei räägi eesti keelt, sest mu ema ja isa mõlemad räägivad eesti keelt, aga see on lihtsalt lihtsam, et rääkida inglise keel, sest kojus lihtsalt me kõik räägime niimoodi ja koolis ja me lihtsalt ainult räägime inglise keel. Ja, aga see Toronto Eesti kool on siis siin Hamiltonis on 2 korda kuus, et kas sa käid siis iga kord kohal? Jah, ma proovin. Ma proovin, et tulla iga kord, aga mõnikord seal on nagu asjad, mis juhtuvad, nagu mu vend, tal on nagu sporti, mis ta mängib, so mõnikord me ei saa tulla, aga me proovime. Aga kui tähtis sulle üldse on see? Väga tähtis. Aga miks ta on sulle tähtis? See lihtsalt kõik nagu, sens ma olen nagu sündinud, see oli väga tähtis, et ma räägin eesti keelt, et ma tulen Eesti koolis, et ma olen nagu laagris ja et see jääb nagu mu peres. See on lihtsalt väga, ja Eesti on väga väike, so see on lihtne, et me ei räägi. Nagu kõik need inimesed siin ei räägi eesti keelt, so see on väga lihtne, et mitte keegi ei räägi. Aga millal sa viimati Eestis käisid? Sellel suvel.
laulupeol ja mis tunne sealt kaasa see oli nii võtsid? ilus, oh my goodness. Mis seal oli siis ilusat? Lihtsalt, et kõik oli eestlane ja nad kõik nagu räägisid ja nad tantsisid ja laulsid, see oli lihtsalt nii ilus, jah. Selle võtsid kaasa, see tõesti räägitakse, et see laulu- ja tantsupidu igaühte nagu kuidagi puudutab, et see ei ole nagu selline, millest saad mööda minna. Aga nüüd tulevikku, kuidas sa seda näed, et sa elad siin, eks ju, kodus räägite inglise keelt, 2 korda kuus käid siin Hamiltoni Eesti koolis rääkimas ja harjutamas eesti keelt. Su nimi on väga eesti keelega seotud, et kuidas sa seda tulevikku üldse näed iseendaga seoses eesti keele ja kultuuriga? Ma arvan, et ma tahan hoida. Ma tahan, et mu lapsed räägivad eesti keelt ja ma tahan, et nad on ka nagu kuidas öelda, nagu involved. Ja seotud sellega. Ja, et nagu kui palju, et ma olen nagu siin, et ma tulen Hamiltoni Eesti koolis ja ma lähen laagrisse ja ma teen asjad, mis on Eesti moodi. Ja mul on niisugune tunne, et sinul on see saatusesse juba kaasa antud, et oma nimega siis saad selle keele edasikandjaks. Aga mul on sulle üks väike kingitus ka. Oi, kukkus. Tahtsin sulle anda sellise asja nagu Eesti šokolaadi, et mis tunne see on, kui sa vaatad, näed, siin on mingid pildid peal. Ja, see on nii armas. Oh, vau. Jaa, see on nagu täpselt Eesti. Täpselt Eesti, jah. See on nagu päris šokolaad, et siin on nii palju neid sümboleid. Jaa, vau. See on nii ilus. See on pääsuke seal peal ja rukilill. See on nii ilus. Ja lipp ja nii, et Källa, suur aitäh, see oli niisugune kiirelt olid nõus, nii et me väga hindame seda ja tore oleks kunagi ju kohtuda, nii et kui sa tuled Eestisse, sa oled alati oodatud kas või meiega ühendust võtma ja siis me viime su Eesti kooli ja korraldame sulle 1 päeva või nädala aja Eesti koolis, nii et Källa, edu sulle siia Torontosse ja tervitused Eestist. Aitäh! Aitäh sulle! Aitäh! Nii, tere Eero! Tere! Mina olen Kati, siin on meil lapsevanem Eero ja me oleme Torontos Eesti Hamiltoni koolis. See on see Hamiltoni Eesti kool, seal on teine Toronto Eesti kool. Ja Toronto Eesti kool, selge. Aga rääkige, kuidas teie selle kooliga seotud olete? Ma elan siin Hamiltonis ja vanasti seal oli kool siin Hamiltonis, aga umbes 10 aastat tagasi ei olnud, ei jooksnud siin. Ja algasin rääkida paar teiste vanematega, et kuidas me sõidame Torontosse võtta laste Eesti koolisse. Aga kui me algasime rääkida, on palju inimesed siin ja oli seal teised, kes vanasti õpetas siin koolis. Et mõtlesin, võib-olla paneme kokku ja algan jällesti see Eesti kool siin. Jaa, aga teie lapsed, meie taustaks kõlab siin Püha öö laul, et valmistatakse jõuludeks, et teie lapsed on siis siin koolis? Jah, mul on 2 poisid, kes on selles. Ja õpivad eesti keelt? Jah. Ja miks te neid tahate siia tuua? Me ei tahtnud sõita Torontosse. Jaa, aga üldse, miks te tahate, et nad õpivad? Miks te tahad? Mina ikka on õpilane siin koolis, et ma harjutan ka. Aga on asi, mis on nagu meie kultuur ja ma tahtsin õpetada, tahtsin need õpetada ka, kui natukene see keel, see kultuur ja teised asjad nagu laulud ja teine asi on siin Lola Anterias on suur kogumine or community, kes on eestlased siin. Nagu ma tean, palju need lapsed, kes tulevad siia koolis, ka lähevad need sudelaagrites ja neil on suur ühiskonnas siin ja see aitab, et kõik eestlased ikka teavad ja meil on ikka see kultuur, mis toimub siin. Ja te peate seda kõike väärtuslikuks? Väärtuslik, selleks te tuletegi siia? Jaa. Aga kuidas teie ise sattusite siia, mis teie lugu on? Kõik mu vanemad tuli
Eestis see Nõukogude aeg ja need tuli siia Lõuna-Ontariosse ja mu ema ja isa oli sündinud siin Kanadas ja mina sündisin siin, aga kolis Ameerikas, elas seal 18 aastat ja siis kolis tagasi siin ülikoolile ja just jäin siin. Ja üks asi, miks ma tulin tagasi siia Ontariosse, on see Eesti ühiskonnas, mis on siin. Et mul nagu iga suvel ma tulin siia suvelaagritele. Mul oli sõprud, mu pere on siin ühes ka. Aga ka mu vanavanem, kui ta oli 80 aastat vanad, kolis tagasi Eestisse. Mu tädi on kolinud seal ka, et meil ikka on see perekond, mis on seal tagasi kodumaas. Jaa, aga võib-olla natukene identiteedist, et te olete sündinud, kasvanud, elanud erinevates kohtades, et kelleks te nagu ennast peate, et kui te käest küsitakse rahvuselt, kes te olete, mis te ütlete? Ma ütlen kanadalane ja ka ütlen eestlane. Ja ameeriklane ka seal, aga see on huvitav koht pärast siin Kanadas, meil on kõik inimesed, kõik maailmas ja sa saan olla kanadalane ja sa saad ka olla inimene, kes on tulnud teisel kohal. Et on huvitav, et meil on kõik need kokku siin. Ja võib-olla ka niisugune viimane küsimus, et te rääkisite, et kuidas te nagu hoiate seda eesti keelt ja kultuuri siin ja väärtustate oma perekonnas, et kui palju te jälgite seda, mis nagu Eestis toimub, kas te loete Postimehe uudiseid või hoiate kursis, mis kodumaal toimub? Üks asi, ma olen ühed klassid siin, me räägime uudised seal. Aga ma vaatan, ma tihti ei luge uudis, aga ma näen asjad ja just telefonis ja sa kuulen, see juhtus Eestis või see juhtus. Võib-olla natukene lugen seda. Ja, aga tõesti, me soovime teile nagu seda järjepidevust ja seda usku ja mis te siin jagate sellesse eesti keele ja kultuuri hoidmisesse ja tõesti oleme siin juba näinud, kui väga te kokku hoiate, nii et kutsume teid Eestisse, tulge ikka, meil on ju ka toredaid laagreid seal ja väga suur tunnustus teile selle hoidmise eest, kus te ise pärit olete. See novembrikuu ma lähen nädala jaoks Eestisse. No selge, nii et siis teil on juba oodata Eesti reisi. Selge, aitäh, Eero. Tänan. Sa oled mind ju sünnitanud ja üles kasvatan. Sind tänan mina alati ja jään sul truuiks surmani. Mul kõige armsam oled sa, mu kallis isa.